Tere taas! Tore teid kõiki näha ja täna meil on jälle üks uus huvitav auto teieni tuua ja selleks on Lancia Beta Coupe aastast 77. Minu jaoks on Lancia alati olnud väga sümpaatne mark, keeruline öelda miks, aga ma siin sõbraga arutasime pool aastat tagasi, et mis võiks olla meie lemmikmargid ja minu top 5 mahtus ka Lancia, mis on selles huvitav, et mul ei ole väga palju kokkupuudet Lanciatega, aga siiski nad mulle väga meeldivad ja julgen tõdeda, et isegi rohkem kui Alfa Romeod. Nii, et Lancia Betasi toodeti aastast 72 kuni 84 ja sellesse mudeli perekonda kuulus lausa 6 mudelit. Et oli Beta Berlina, mis oli nägi välja nagu luukpära, aga tegelikult ta oli tal see tagumiluuk ei avanenud klaasist osa, vaid avanes ainult see metallist osa, et oli luukpära ja sedaani ristsugutus. Teine mudel oli see, mis meil siin on, Lancia Beta Coupe. Siis oli veel saada Lancia Beta Spider, mis oli nagu kabriolett, aga ta ei olnud päris kabriolett, vaid tal oli see katuse keskosa, see oli eemaldatav ja siis see, kus meil tagaklaas on, siin ka see katte käis maha, aga see lai B-piiler jäi paika. Neljandaks mudeliks oli Lancia Beta HPE, mis oli Coupe ja universaali ristsugutis, ehk võib-olla kõige rohkem teame niisugust nimetust nagu shooting brake. Viies mudel oli Lancia Beta Trevi, mis oli klassikaline sedaan, 4-aukseline ja selle tootmine hakkas hiljem aastal 80 ja 6. mudel oli Lancia Beta Monte Carlo, kasutati ka lihtsalt nime Monte Carlo ja ta erines selle poolest, et kui ülejäänud autod olid kõik esiveolised esimootoriga, siis Monte Carlo oli keskmootoriga ja tagaveoga ja Monte Carlo baasile ehitati ka legendaarne B-grupi ralliauto Lancia 037. Ja nende disainidega oli sedasi, et Berlina mudeli, selle disain tuli Fiati poolt, Coupe ja Trevi disain tuli Lancia enda disainerite poolt ja Pininfarina poolt tuli HP mudel, Spider mudel ja Monte Carlo disain. Ja konkreetse mudeli disaini osas ma ei hakkagi väga palju midagi lisama, kõik näevad väga kihvt ilus auto, mõnus, väike, kompaktne, klassikaline disain. Et lihtsalt infoks ka, et siin on ühel pool, teisel pool suuremad esituled, aga oli saada ka 2 ümmargust siin ja 2 ümmargust siin. Nii, et nagu ikka näitame ära ka, mis meil on kapoti all. Et Lanciate puhul on olnud kombeks see, et neil on väga huvitavad mootorid. Ja antud mudeli eelkäel Fulvial oli näiteks V4 mootor, suuremal Lancia Gammal oli boksermootorid, aga antud autol on rida 4 mootor, millel on 2-liitrine kubatuur ja 28 kilovatti. Et näitame teile ka auto interjööri, et väga mõnus retroauto on. Mõtlen kas või kui vaadata neid istmekatteid, neid toone, kõike seda armatuurlao kujundust, kõik on väga-väga äge. Ja ma näitan teile ühe hästi olulise asja nüüd, et uskuge või mitte, aga see auto, et kui see auto osteti, kunagi oli plaan hakata ka sõitma ringrada mingisuguse võistlussarja raames, aga see plaan jäi ära. Siis see auto oli 40 aastat seisis kuskil angaaris hoiul ja tänu sellele selle auto läbisõit on nüüd hästi 3978 kilomeetrit praegusel hetkel. Nii et väga-väga hea leid. Nii et omanikku, me täname kohe juba ette omanikku, Sander, kes meile selle auto laenas. Me temaga juhuslikult kohtusime, oleme ühe kandi inimesed ja väga kihvt, et õnnitleme Sanderit hea ostu puhul. Ja nagu kombeks, et näitame ära teile ka, kuidas on istuda taga. Ja istu on väga mugav iseenesest, et istu on väga mugav, aga muidugi minul on juba pea natuke laes, midagi hullu ei ole, lühikese ma jätsin sõita, aga mugav mul siin ei ole, kuigi ma jätsin mainimata, et Eestis on minul väga mugav. Et Itaalia auto on tavaliselt tuntud selle poolest, et pikkadel juhtidel ei sobi, et ma ei ole küll nii pikk, 1,83 m, aga omanik on kurtnud, et tema on
ligi täpselt 1,90 m ja siis tema ütles, et temal juba natuke peakepast lage, aga minul on jah, seal ees täitsa okei ja taga ka kannatab. Nii, isegi Rebane tuli vaatama, et oi, kui äge auto meil on. Et isegi Rebane vist nägi elus esimest korda Lancia Beta Coupe'd. Ja räägime teile ka, kuidas autoga sõita on. Noh, tõesti mõnus on. Et see on nüüd see koht, kus ma olen alati öelnud, ütlen praegu, ütlen ka edaspidi, et autoga oleks mõnus sõita, sportlik sõita. Selleks ei ole vaja palju hobujõusi, ei ole vaja meeletut kiirendust. Et esimene väga oluline asi on tühi mass ja antud autol on see natuke üle 1000 kilo, 1060 kilo vist. Ja tõesti, et väga-väga hea sõita. Niuke mõnus vanakooli sportauto. Käigud on väga täpsed, mõnusad, arvestades auto vanust, auto iseloomu. Rollitunnetus on hea ja puhas fun. Ja see ongi see, et vanem auto puhul on see nii-öelda, mina ütlen, ehe tagasiside. Et sa tunned seda, mida auto teeb, sa tunned seda, mis on rataste all, keerad rooli, auto pöörab, vahetad käike, kuuled, tunned, kuidas mootor töötab, mis pöörded on. Väga mõnus. Et kes soovib nagu kogeda nii-öelda siis sõidumõnu, kus puutub mingi ebameeldiv filtre vahel, siis selline auto sobib selleks suurepäraselt, nii et Lancia Beta Coupe, väga mõnus auto sõita. Aga ma pean ütlema, mul oli erakordselt tore. Tänane nii-öelda see sõit oli minu jaoks erakordselt tore, et kuna nagu ma ütlesin alguses, et Lanciad on minu jaoks väga sümpaatsed. Ja eriti on kui võimalus sellise autoga olla koos aega veeta nagu Lancia Beta Coupe. See on super. Nii et aitäh veel omanikule Sander. Suur tänu sulle. Aitäh!